Tere hommikust, oleme tulnud siia Rae gümnaasiumi esimesele rebaste ristimisele. Selle aasta teemaks on siis multikategelased ja siis nüüd lähme vaatame, mis on G1 klasside ootused ja kuidas on G3 ennast ette valmistanud. Kas retsid oma rebaseid samamoodi nagu siin retsiti 10. või teed hullemini või leebemalt? Ma kavatsen ikkagi hullemini retsida, et minu jumal väga midagi ei teinud, et ma mäletan teda ainult seda moodi, et hüppas retsi peal tiiki ja noh, eks see oli päris huvitav, aga midagi mulle ei teinud. Ja mis on kõige hullem asi, mida lased oma rebastel süüa või juua? See on arvatavasti see, mis mul täna isegi kaasas on. See on sproti, sibula ja küüslaugu moos, mida nad hakkavad lusikaga sööma siin. Terve pudeli pead nahka panema ja ma arvan midagi hullema, ma tegema ei hakka. Let's go! Los on emotsioonid! Kuidas teile massaaž meeldis? Suurepäraselt. Väga mõnus, tegi kõik pehmeks. Lähme niimoodi! Kõik niimoodi! Mis on retsi esimesed emotsioonid? Praegu ei ole emotsioonid. Ei, tegelikult on äge. Nii, Paul, mis on teie esimesed emotsioonid siis retsil? Väga kõva. Olen suur fänn. Ma armastame sind, jumalad. Karju emotsioonikat, karju! Jaa! Jaa! Maksus karulaanes, metsakurus suures, kõrge kuuse all. Nii, nüüd me oleme praegu hommiku jooksul. Meil kauris siin Paul Käral praegu. Ise pidin ka sellise jooksu tegema omale retsimisel. Ja nüüd lähme küsime mõnelt inimestelt emotsioone ja. Nii, kas ma möödan paar küsimust palun küsida? Mis on esimesed emotsioonid? Peaaegu panin ropsi, aga ülesanded olid huvitavad. Ja kas tervitusšott oli ka hea? Selle peale maingi peaaegu ropsi. Nii hull ka nüüd olla. Kas me palun võime teil paar küsimust küsida ja miks te ei jookse? Väsinud. Aga mis te esimesed emotsioonid on? Väga toredad. Mis te tervitusšotist arvasite? Väga maitsev. Maa. Keda te armastate? Mida? Me armastame enda jumalaid. Keda te armastate? Meie jumalaid, me armastame meie jumalaid. Me armastame meie jumalaid. Hästi peab, trummilööjaks pilves, nägu tähtsad pilves, rütmi paika seal. Kas sa retsid oma rebased samad moodi nagu sind retsiti 10. või retsid hullemalt või leebemalt? Pigem hullemalt. Mul on natuke viha, mida ma tahaks kellegi peale välja elada. Mis on kõige hullem asi, mis lased oma rebastel süüa? Tegin ühe tervisliku hommikušoti, mida saab iga hommik juua. Võin teil paar küsimust küsida. Kas teil jätsid täna hommikul lambad pesemata, et siin kooli esimadi pesete? Jaa, olen pesemata. Rõve. Ja millega lambad pesete praegu? Mädarõikega vasta. Ma ei tea, võrdse vaiksega. Mina ütleks, et oleme jõudnud päeva kõige põnevaima osa juurde, milleks on söögivahetund. Söögivahetunnil on antud jumalatel vabad käed, mida oma rebastega teha. Lähme vaatame lähemalt.
mis sa siis pakud oma rebastele hetkel? No hetkel me hakkame pakkuma sellist imemaitsvat asja nagu küüslauk, heeringaõli, vetika mingi vedelik, pool banaani ja räigelt palju tabaskot ja nüüd veel krabileivad või mingid asjad. Kas sa ise sööksid seda? Kindlasti mitte. Kes on sinu rebane, mis multikategelane tema on? No ta ei ole kindel multikategelane, aga ta on rokkar. Tal on nagu kõik sellised mõnusad juuksed, põlvikud, kätised, selline pall, seda tuleb kaasas kandma. Kust sa said idee tema riietuste jaoks? Tegelikult see on tantsupeo kostüüm selga, ma lihtsalt võtsin selle. Mariliin, parim jumal! Kuidas siis on tunne süüa sushi-pulkadega? Väga imeline, väga kerge. Kas maitse kuidagi teistmoodi ka? Ja palju paremini. Ja mis sa joodsid, mis sul on? Köögivilla mahla. Ma näen näost ära, et sulle vist väga ei meeldi. Ei, see on väga hea. Okei, siis on väga hästi. Mis te siin valmistate oma rebastele? Tegime siis beebitoidu sellise brokoliga, võileivad ja siin vahel on sibul. Kas sa ise sööksid seda? Ei. Mis multikategelane sina oled? Ma olen Mauli. Ja mida sa kardad oma reitsis kõige rohkem, mis su jumal nüüd teha? Mis sa kardad? No kui peab midagi väga vastikust sööma. Mis on sinu pudelis? Tere, jaa. Sinep, wasabi, aurakuid, mustikavesi ja ingver ka vist. Kas sa tahaksid praegu seda proovida kaamera ees? Ei. Selge. Kas te saate ilusti edasi liigutud? Väga mitte, vaatab seda veel. Kui kaua te peate niimoodi kokku seotud olema? Tunni alguseni. Nii et pole enam kaua jäänud. Edu siis teile! Oleme nüüd tulnud siia Jüri Tammikusse ja meie esimese ristimise päeva lõpetab rebaste olümpia. Spordialasi on meil täpselt 5 ja edasi kommenteerib spordialadest meie spordikommentaator. Tere, mina olen spordikommentaator Fred ja kohe-kohe on algamas esimese alastart, milleks on joodikujooks. Võistlejad peavad jooksma teisel poole väljakut, tegema posti ümber ringe ja tagasi jooksma. Ja praegu on hetkel võistlus väga-väga tempokas. Me näeme, et on esimene tiim hetkel läinud juhtima. Kõikide tiimide osalejad keerutavad väga hoogsalt. Väga pingeline võistlus on hetkel, kuid kes tuleb esimesena välja keerutamast. Ja kolmas tiim läheb juhtima. Tullakse suure hooga tagasi juba ja kohe läheb teine võistleja ja läks. Ja nüüd intervjueerime võistlejad. Kuidas on tunne enne võistlusväljakule minekut? Päris hea, siuke tunne, et me võidame kindlasti. Kas pinge on hetkel suur? Ei ole. Kas plaanite rekordi ületada? Kindlasti. Super, aitäh teile. Oleme jõudnud võistluse teisel poole väljakut, kus toimub siis võistluse kõige tähtsam osa, milleks on keerutamine ja siin on olukord väga keerdus. Ja tulebki meie konkurent, keda me intervjueerisime. Ja nüüd läheb. Ja, tuleb. Ja nii, ja keep läheb juba kõveraks ja poiss juba kukub ja siit juba tulebki. Ja kas poiss kukub ümber? Ja veel ei ole kukkunud. Ja paar ringi veel. Ja nüüd läheb kohe jooksmiseks. Ja jooksuga tagasi ja üle mäe sai küll väga vägevalt. Väga vägevalt sai üle mäe.
nii ja kuidas emotsioonid on, kas pea juba lahub? Tere, Genromet, mina olen Fred. Kuidas läks teie jooks ja kas jäite püsti? Tead, täitsa okei oli jah. Et ei kukkunud ümber ja jõudsin finišisse. Kas oksemaik tuli ikka suhu? Ei tulnud. Aitäh teile selle intervjuu eest. Tere, mis teie nimi on? Martin, kas te olete elevel juba pallilõhkumisvõistluseks? Jaa. Kas teil on ka eelistusi, et kelle vahel te soovite palli lõhkuda? Eerik, kas sulle sobiks Martiniga koos lõhkuda palli? Jaa, loomulikult. Okei, väga super, aitäh teile. Nii, ja nüüd kohe pärast seda, kui ma ütlen kohe, algab meil pallilõhkumisvõistlus ja on näha, et emotsioonid on väga-väga laes. Ja kohe antakse start. Ja 3, 2, 1, ja läheb. Tempo on väga kiire hetkel. Ja esimesed pallid juba lähevad katki. Kätte on jõudnud neljapäev, 26. september. Täna on meie Rae gümnaasiumi retsimise teine päev ja vaatame, millega meid jumalad ja rebased täna üllatavad. Kas sina retsid oma rebaseid hullemalt või teed leebemalt? Võrreldes nendega? Enda retsiga võrreldes? Ei, ma panen ikka täiesti hullu. Ja mis on kõige hullem asi, mis on nüüd homme näiteks lased teha oma rebastel? Ma lähen pinnad ujuma. Kuhu kohta? Jüris kuhugi või? Muulile. Selge. Ja kes on sinu rebased? Mis multiga tegelased nad on? Isa Kruut ja Bob Marley. Mulle tundub, et siia on hakanud kogunema meie rebaste laulukoor. Eks me siis kohe kuule, kui hästi nemad viisi peavad. Teie kui Maui kokad, siis ma küsiksin, et mis te Maui menüüsse olete pannud? Me oleme talle andnud igast head juua, sellist sprotijook oli meil mingi, andsime ka kassitoitu. Aga kas veel on mingid toiduained, mis te olete pakkumas või hakkate pakkuma? Ja meil on kodus üle jäänud natuke kilusid ja sprotipasteeti. No Maui tuleb siis ilmselt väga maitsev retsimine. Ja mida sa kardad oma retsis kõige rohkem, mis su jumal nüüd teha? Mis sa kardad? No kui peab midagi väga vastikut sööma. Kas sulle meeldib sinu riietus ja kes sa oled? Ei, mulle ei meeldi mu riietus. Ma peaksin olema see Printsess ja Konna filmist, see mustanaine. Ja mis sul selja peale on kirjutatud? Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, lävel seisma jääb. Peaaegu natuke peab viisi veel õppima, aga muidu on hästi. Mis emotsioone on teist tekitanud Rae gümnaasiumi esimene rebaste ristimine? Pigem positiivseid. Et väga tore oli eile hommikul vaadata kostüümides kooli tulevaid noori. Ja kas teid omal ajal ka retsiti, kui te astusite gümnaasiumi 10. klassi? Ausalt öeldes ma ei mäleta. Ma arvan, et sel ajal ei olnud see kombeks. Aitäh! Mis on kõige hullem asi, mida Tomi on teile teinud, ehk teie jumal? Süüa on midagi. Ja mis see hull asi oli? Maksuõli.
või siis beebitoidu ja mingi kalapasteedi mingi värk. Ja kas Tomi on hea jumal? Väga hea. Ja väga rahul. Isabel Rui on Rae gümnaasiumi kõige parim jumal. Ta on väga tore meie vastu. Ta viis mäkki meid 2 korda. Tervist kõigile pealtvaatajatele. Oleme tagasi olümpialainel ja meil on hetkel siin spordiväljakul käimas teine olümpiapäev. Esimese päeva pidime kahjuks katkestama, sellepärast et tuli suur torm ning võistlus ei saanud jätkata, aga nüüd on kõik sportlased uuesti kogunenud siia väljakule ja oleme kõik uuesti spordilainel. Traditsioon teile. Läheb selline. Vaadake. Peal ära niimoodi. Polgati ära, kuni lõpuni välja ja jooksud tagasi. Tervist! Meie oleme tagasi spordisaates ja me oleme siin Karitaga, kes saab hetkel ristitud. Kas teie olete vabatahtlik selles järgmises ülesannes? Täitsa vabatahtlikult. Nii, ja kas see järgmine ülesanne pani teid kahtlema mingites teie gümnaasiumi valiku ja jumala valiku otsustas? Jaa, ma mõtlen, miks ma siia sattusin, miks ma üldse selle kooli valisin, aga ma ei tea, siin ma olen ja teeme ära. Väga õige suhtumine, mulle meeldib see. Kohe meil on algamas siin spordiväljakul porgandisöömisvõistlus ja see ei ole tavaline porgandisöömisvõistlus, see on väikse jõnksuga. Tere, kuidas on? On liiga suur, jah? Kas olete ikka vabatahtlikud? Mis taktikat kasutad? Võimalikult suured ampsud. Võimalikult suured ampsud, vaatame kohe, kuidas läheb. Emotsioonid on näha. Ära mikrit söö ära, palun. ASMR. Norm. Nii, ja nüüd saime siin väljakule koos võistlejaga Karita ning kohe vaatame, kuidas on elamused väljakul. Ja nüüd lähmegi kaaslamaga. Nii, ja nüüd hakataksegi suure suuga seda porgandit siin närima. Ja tempo on suur. Ja kas ta soovite kommenteerida ka? Väga magus. Magus porgand, jah, selge. Näita! Võtta. Valmis! Kas olete valmis? 3, 2, 1! Vabatahtlik! Paneme kõik samal ajal mulle vastu. Tere hommikust! Ops, see oli juba päris hea. Olete kõik ikka vabatahtlikud siin? Emotsiooni kui teid. Väga hea! Kõik teevad minu järgi. Käes käima kutid! Paneme rohkem ringi! Täna on siis Jüri Rebaste ristimise viimane päev. Hommikut alustab siis vabatahtlik readrill ning tundub, et praegu kõik naudivad seda. Ops. Vahetud poiss maindus. See on täiesti vabatahtlik, lihtsalt ütlen. Kas kõigile sobib? Parem! Vabatahtlik parem! Parem! Vabatahtlik parem!
parem, vabatahtlik parem. Terevik, täna on siis viimane rebaste ristimise päev ja kas on natuke kurb ka, et saab läbi rets? No natuke ikka. Et mulle meeldis see korralduse pool pigem. Et tegevused olid ka huvitavad. Okei. Nojah, okei. Nii, täna me oleme siis siin ühe rebasega, kelleks on Kaur. Nii, ja kas sul on natuke nii-öelda kahju ka, et rebaste ristimine saab läbi juba? Suht jah, see oli väga lõbus aeg, mis ma veetsin siin 3 päeva. Ja kas sul on nagu enda jumala vastu tekkinud ka siuke mingi viha või on sul juba mingid ideid tulnud, mida enda tuleviku rebasele siis teha? Ei, ta andis mulle motivatsiooni, ma armastan jumalat. Aitäh sulle! Keda sa armastad kõige rohkem? Ma armastan oma jumalat. Ja sina? Ma armastan väga oma jumalat. Ma armastan oma 2 jumalat väga palju. Ma armastan oma jumalat. Tanelit! Et mul on üks küsimus, et kas te olete nüüd kurb ka, et enam ei saa süüa häid asju, et nüüd jumalad ei anna teile süüa, et kas sa pigem tahaksid süüa või sa pigem ei oleks tahtnud? Mul on selles mõttes ükskõik, et muidu jääb vist kogemus saamata, kui ei saa midagi süüa. See on osa retsimisest. Me armastame oma jumalat. Kas sa oled nüüd kurb, et jumalad enam ei anna süüa, et kas sa pigem tahaksid veel süüa või sulle sobib ka koolitoit? Tegelikult see jumalate söök oli isegi parem kui koolitoit, et ma ei ole üldse kurb tegelikult. Nii, et sa ikka oled kurb, et enam jumalad... Tegelikult ei ole kurb, et jumal andis kõike päris juvedaid asju. Ma pigem sööks koolitoitu tegelikult. Okei. Kas sina oled siis pigem kurb või rõõmus, et jumalad enam ei anna süüa? No ma pigem ütleks, ma olen nagu päris kurb. No kõht jääb tühjaks, sest koolitoidust ma ei saa piisavalt. Päeva jooksul on ta kalorid ja proteiini täis. No need eelmine kord andiski mulle mingisugust segu andis. No päris hea oli ausalt öeldes. Natuke oksendama ajas, kuigi ütles, et seal olid kasulikud asjad, siis ei saa kurta ausalt. Tahaks nagu päriselt süüa tahaks veel. Aitäh! Ole vait, rahva! Ole vait, rahva! Mida te arvate siis Rae gümnaasiumi esimesest rebaste ristimisest? Mulle tundub, et see on väga hoogne ja mulle tundub, et on palju huvitavaid ideid. Jään huviga ootama, mis edasi tuleb. Kas see on nüüd tegusam kui Jüris oli või kas siin on midagi teistmoodi? Praegult ma ei oskagi niimoodi hinnata, ma võib-olla kõiki asju pole näinud, aga suht sarnane ikka Jüri koolile. Aitäh! Nii, nüüd oleme saanud siia saatesse ühe siis jumala ja esitame paar küsimust talle. Et Isabel, kas teil on siis kahju ka, et rets juba läbi saab? Jaa, ikka. Kellel poleks? Ahah, ja et kas nagu kui te võrdlete enda rebast ja siis nagu, et kui olite teie rebane, et kumb on parem, kas teie rebased või sina ise? Minu rebased on paremad. Sellepärast, et neil on väga palju rohkem tegevusi, kui minul oli. Selge, aitäh. Okei, aga mis te siis praegu retsist arvate, et kui see nagu teie nii-öelda tööajas toimub, et kas teil on pigem hea meel või see võiks nagu pigem selle võiks ära jätta? No kui nüüd tunni ajas, kui sa neid nagu tegelikult tunnis ei segaks, siis mul on ükskõik, aga ma tunnen, et nad on veits häiritud, sellest, et neil on mingid kostüümid seljas, nad ei suuda keskenduda, nii et see mind veits õpetajana segab. Okei, aga kas teil on enda retsist mingi üks nagu siuke meeldejääv kogemus? Pidu. Okei, selge, aitäh teile! Nii, tere! Siin me oleme nüüd ühe jumalaga Gert ja Gert, kas sinul on nagu juba kurvem emotsioon või mis su emotsioonid on sellega seoses, et rets juba nagu lõpeb? Ma ei saa öelda, et ma olen kurb, aga ikkagi midagi on jälle tehtud. Selge. Ja kas sina kui nagu eelnev või kunagine endine rebane ja sinu praegune rebane, et kumb on tublim, kas sina rebasena või sinu rebased rebasena? Ma arvan, et minu rebased on ikka tublimad. Selge, aitäh! Nii, saime uuesti 2 peakorraldajat kätte ja nüüd me siis küsime neid paar küsimust retsi peo kohta. Kas te olete tulemas? Ikka. Jaa. Ja mis on teie siis nagu siuke signature move, mida te teete seal retsi peal?
on juba parem seisund. Nüüd me oleme jõudnud siis rebaste ristimise kõige tähtsamal osale, milleks on siis nii-öelda ristimine ise. Ja kohe on hakkamas meil tseremoonia. Praegu inimesed kogunevad ja küsime siit ka Kennert Enamaa arvamust ristimisest. Et mis te arvate, et kas praegused rebased on väärt juba ristimist? Jaa, nad on tublid olnud ja kindlasti väärivad seda lõputseremooniat. Okei, aitäh teile! Mina. Tubli andekese korralik. Lahe riigigümnaasiumi. Kolmanda lennu õpilane. Vannun pühalikult. Et oled nüüd gümnaasiumiks valmis. Jassi oli tunnis käib alati kohal. On mõnus või? Meeldib rentida mõnekada. Olgi silmad kinni. Ühisega. Kõvemini. Silmad kinni. Võta maevastan kohe. Ütle, ma olen Sigma. Ma olen Sigma. Kõvemini. Ma olen Sigma. Ütle, nagu sa mõtleks, et kõik saaks aru, et sa oled Sigma. Ma olen Sigma. Ta on Sigma. Öelge minu järgi. Ma ei tarbi gümnaasiumis alkoholi. Niimoodi, nagu te mõtleksite seda. Ma ei tarbi gümnaasiumis alkoholi. Hästi tükid. Ja ütleks veel viimasena kõik koos kõige olulisema gümnaasiumi punkti üle. Ma ei vaata põhikooli õpilasi. Aitäh teile, võite minna. Ja nüüdseks ongi ametlikult rest läbi. Ma arvan, et kõigil oli väga vahva kogemus ja kindlasti ühed menukamad hetked olid siis spordiüritused Tammikus ja söögivahetunnid ning meie poolt on see kõik ning kohtume Raeorbiidil.